Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar. Tervist, head kuulajad! Käes on 1. detsember, 1. advent on jõudnud meieni ja tegemist on ikka ringiga ees podcastiga, kus me arutame kõike värsket põnevamat vormel 1 maailmas toimunut. Mina olen teie saatejuht Kaspar Kütt, minu vastas istub vormeliekspert Tarmo Klaar. Tere! Ja minu diagonaalselt minus niimoodi 45 kraadi raadiuses minust istub värskelt Jedast naasnud Kaspar Ruus. Tervitused, tere ka minu poolt. Alustamegi siis kohe sinust, Kaspar, et sain aru, et ka sina puutusid mitte ainult siis rallimaailmaga kokku, vaid said ka siis, ütleme nii, et Jeda ringrada oma silmaga näha ja katsuda. Jaa, õnnestus see, jah. Ütleme, see oli esimene F1 ringrada, mida mina olen oma silmaga päriselt ka nagu ringrada näinud, et ma olen aastaid tagasi kunagi sattusime Hungaro ringi lähedale, siis me läksime värava taha, aga seal midagi rohkem nagu näha ei olnud kui ühte tanklat. Et see Jeda rallipark ja Jeda F1 ringrada olid paari kilomeetri kaugusel üksteisest ja mul avanes sel rallil esimest korda võimalus kopteriga lennata, et WRC promotiimi inimesed pakkusid siis ajakirjanikele, ma saan aru, et nad on seda varem ka teinud, ala Keenias näiteks ja kuskil mujal ka, et ühel hommikul minna ühele katsele kopteriga ja siis anti mulle aadress, ole seal kohal. Läksin kohale ja see oli Jeda ringrada kõrval täpselt. Ja siis sai kopteriga näha kogu ringrada. See oli päris äge, päris kuidagi selline sürreaalne kogemus ka, et niimoodi kopteriga F1 ringrada näha, et täitsa uhke tundus sealt. Kuigi need, ütleme, need kõrvalhooned või kogu see paddock tundus isegi väljast suhteliselt nagu väike, et meil seal teiste kolleegidega teeks ka küsimust huvitav, kuidas nad kõik seal ära mahutavad, aga siiamaani on mahutanud. Võtame siis kohe oma tänase ainsa kuulaja küsimuse ka, mis on niimoodi sujuvalt samamoodi Saudi Araabia Jedaga seotud, et natuke küll läheb rallimaailma, aga Kaspar, sina kui võib-olla Eesti suurim Delfi spordi suurim ralliekspert, et Remo küsib meie käest, et miks siis Saudi Araabia oli sellistel päevadel nagu kolmapäevast laupäevani, mitte pühapäevani, et oli jutt, et pühapäeval ei toimu midagi, aga samas vormel 1 ju pühapäeval sõitis, et kas sina selle anomaalia või sellise huvitava asja hammustasid läbi? Põhjus, miks ralli oli siis kuni laupäevani, on see, et neil on natukene meiega võrreldes nihkes töönädal. Et kui meie töötame esmaspäevast reedeni, siis nemad töötavad pühapäevast neljapäevani. Aga ma guugeldasin ja proovisin otsida, et miks F1 on ikkagi pühapäeval, ka nende aja järgi. Esiteks ma leidsin, et eelmine aasta oli isegi laupäeval tegelikult, aga see oli Ramadani pärast, aga ma ei tea, ma ei oska öelda, aga ma kaadlustan, et võib-olla F1 on lihtsalt nii piisavalt suur sari, et nemad isegi seal teevad ikkagi nii-öelda oma ajakava järgi. Et see on vähemalt minu teooria, sest ralli oli jah, laupäevani käis ja pühapäeval oli juba kõigil koju minek. Ma tahan nii palju lisada, et eelmises saates ilmselt rääkisin sellest ka, et Monacos isegi F1 on suutnud traditsioone nii-öelda sundida muutma, et see reedene turupäev muudeti ära aastaid tagasi, et kui pikki, võib öelda aastakümneid oli niimoodi, et sõideti neljapäeval vabatreeningud, reede oli vaba, sellepärast et see oli Monacos turupäev ja siis jälle laupäeval ja pühapäeval, siis nüüd, ma ei ütle peast, mis aastast see on, aga selle uue vürsti valitsemisajast igatahes on siis tavapärane vormel 1 nädalavahetus, et sõitmised toimuvad ikkagi reedest kuni pühapäevani. No nii, rallijutud räägitud, lähme siis päris asja juurde, ehk siis Katari GP asja just, ütleme nii, et 23,5 tundi tagasi lõppenud võitjaks tuli siis Max Verstappen Red Bulliga, teise koha sai Oscar Piastri McLarenis, kolmanda Carlos Sainz Williamsiga. Abu Dhabisse, mis on juba vähem kui nädala pärast, läheb tiitlest võitlema 3 meest. Eelpool mainitud juba siis Verstappen ja Oscar Piastri, aga neid hetkel veel vähemalt edastab Lando Norris McLarenis, kes siis Kataris 5. koha sai. Aga võtamegi siis seda nüüd kiiresti või hakkame siis nagu otsast peale, et vabatreeninguid oli ainult 1, kuna tegemist oli sprindi nädalavahetusega. Ma
ma usun, et suurt midagi vabatreeningust vähemalt rääkida ei ole meil. Kõik raputavad pead. Jah. No võib-olla nii palju ainult, et Ferrarid olid ikka tõsiselt hädas ja eriti Hamilton, et see vast torkas eriti sinna. Et see on niisugune asi, mis läheb veel nagu kogu nädalavahetuse jätkub, et see oli nagu vabatreening oli kurja kuulutav tõesti, aga sprindi kvalifikatsioon siis Oscar Piastri, kes on nüüd pikalt oma tulemustega hädas olnud, ei ole McLarenis päris seda teinud, mida ta tahaks, ütleme nii, et 5-6 etappi juba võttis sprindi kvalifikatsiooni võidu ja võttis selle väga kindlalt. Teisel kohal George Russell, 3. Lando Norris, 4. Fernando Alonso, vanameister, ja 5. siis ma ütleks, et kõige märkimisväärsem tulemus sprindi kvalifikatsioonist Yuki Tsunoda kvalifitseerus puhta sõiduga Max Verstappenist eeskool, et kuidas selline asi veel juhtuda sai? No juhtub. Kas me selle ühe teema võtame täitsa lõppu või, mis puudutab Tsunodat, mis on nüüd värskelt tulnud siia viimase paari tunniga? Jaa, võtame selle, kui me tiimipõhiselt lähme. Ja. Aga mis mulle tegelikult meeldis oli, et kui me siin oleme näinud ja see Piastri peale või alates Bakuus siis vist see kuidagi tulnud üldse, siis praegu oli kuidagi kohe algusest tundnud, et ta on nüüd ikkagi peeglisse vaadanud, mingid vestlused teinud ja McLaren sellel rajal oli ka ülikiire, et pani nii-öelda enda jaoks ikkagi asjad toimima ja vähemalt mulle jäi küll mulje, et ta mingisuguse reseti nüüd enne lõppu tegi. Nojah, kui seal ajalukku tagasi vaadata, siis eelmisel aastal ta oli samamoodi kiire Kataris, nii et mis iganes need põhjused on, jätkuvalt kiire ta sellel rajal on, jah. Jah, ajalugu näitab tõesti, et Kataris on toimunud 3 sprinti ja Oscar Piastri on kõik need 3 võitnud, nii et midagi ikka tajub sellest rajast, jah, aga McLarenid tõesti olid kindlalt kõige kiiremad ja ütleme selle ka ära, et Ferrari krahh siis jätkus väga märkimisväärselt. Leclerc sai küll 3. kvalifikatsiooni vooru 9. kohal, aga Lewis Hamilton nüüd 2 korda järjest siis juba esimeses kvalifikatsioonis välja kukkunud, tema alustas sprinti 18. kohalt. No ei tule kuidagi üldse tal asjad ja olles nüüd, ütleme, naasnud just rallilt, kus 2 väga suurt nime on lahkunud vähemalt mõneks ajaks, mul tegi Lewis Hamiltoni vaadates kuidagi nagu sarnane tunne, et kuidagi väga nagu tujutu või nagu täiesti null tundub. See üks intervjuu oli ka, et aga äkki näed sa midagigi positiivset homme, ilm on ilus. See oli kõik. Jaa, ta oli selline Kimi Räikköneni moodi napisõnaline ja minu meelest on jälle see aeg käes seal Hamiltoni siis ütleme mõttemaailmas, mis oli Mercedeses viimastel aastatel. Et kui auto ikkagi talle meelepärane ei ole, kui ta ei tunneta seda, et poodiumi kohtade eest ei õnnestu võidelda, siis tema rattaid alt ära ei sõida. Nii lihtne see ongi, mitte et oskused oleks kuhugi kaotanud. Aga mis iganes põhjustel seal see koostöö nüüd selle võistlusinseneriga ja mehaanikutega ei klapi kohe mitte kuidagi tal, sellepärast et kui me ikkagi vaatame seda, mida on suuteline Leclerc tegema selle autoga, sama autoga ju, ja antud juhul, hea küll, ma olen Eesti võib-olla üks suuremaid vandenõu teoreetikuid siin vormel 1 maailmas, aga ma keeldun uskumast, et rahvakeeli Ferrari keerab käru oma kõige kallimale, kõige enam teenivale töötajale. See ei ole lihtsalt loogiline. Ja mulle tundub ka, et Hamilton on siukses seisus, nagu see aasta on ammu juba maha kantud, et täiesti suva, mis siin viimased etapid juhtub, et eks tema kogu panus on pandud siia 2026 autole, et uued reeglid, kõik asjad täiesti uued, et kui vot siin ka ei klapi, siis ma arvan, et siis võib hakata seda Ott Tänaku teed hakata mõtlema, et kas äkki nüüd siis viskab puutsad varna. Vabalt võib olla, et eks see siin, ma arvan, kogu see küsimus ongi, et kas ta ise näeb, et 26 annab teha, et kui ta näeb, siis võib uue alguses olla, ma arvan, väga siuke optimistlik Hamilton, aga kui uue alguses hakkab juhuslikult ka, ütleme, kehvasti minema, siis võib see järgmine hooaeg talle päris pikk tulla. No kui nüüd ette rutata, siis tegelikult nii palju kui minul nüüd infot on, siis valdavas osas sõitjate lepingud lõppevad nüüd järgmise aastaga, järgmise hooaja lõpuga. Et see saab väga põnev olema ja kellel ka ei lõpe, siis me ju teame, et ega vormel 1 need lepingud on ju selleks, et neid rikkuda või neid suvalisel ajal lõpetada, et see ei tähenda midagi, kui sul mitmeaastane kehtiv leping on, nii et ega see järgmine aasta on otsustav, ma arvan, paljudele sõitjatele.
jah, sprindisõit, ma võtan väga lühidalt selle asja kokku, sest et mulle tundus see üks igavamaid sprindisõite, mis meil siiamaani on olnud paraku. Aga mis juhtus, Piastri, Russell, Norris lõpetasid täpselt selles seisus, kus nad alustasid. Märkimisväärseim muutus oli see, et Max Verstappen tõusis siis 6. 4., aga seal vahepeal oli tiimikaaslane Tsunoda, kes ütleme nii, et viisakalt mööda lasi, et ja sellega mu märkmed sprindist lõpevad, nii et Tarmo on veel mingeid lünkasid täita siin. Ega eriti ei ole, et see torkaski silma, et sprindi kvalifikatsioonis ja Tsunoda oli Verstappenist kiirem ja just see ka, et ütleme kuni sprindi kvalifikatsioonini ikkagi kaasa arvatud siis muidugi ka see sprindisõit, hoolimata neist kohtadest seal Verstappen 4, Tsunoda 5, Red Bull oli ikkagi hädas tegelikult, sest nad jäid selgelt alla esikolmikule, seal ei olnud mitte midagi teha. Jah, ja selline see sprint oli selles mõttes tore, et Lando Norris tollane edu, mis siis tegelikult selleks hetkeks oli juba 24 punkti, ehk siis Norrisel oli reaalne võimalus tegelikult ikka möödunud nädalavahetusega see tiitel ära võtta, aga juba sprindis tekkis lootus, et teki vähemalt läheb nagu Abu Dhabini välja, et ei tea, kas nüüd nagu Verstappen või Piastri, aga keegi ikka suudab neid punkte praegu Norriselt ära võtta, et see selleks hetkeks oli juba vahe 22 punkti peale sprinti, ehk siis väike tükk juba maha võetud Norris edust. Aga kvalifikatsioon, siis lähme sellega edasi. Jälle esimene kõige kiirem mees Oscar Piastri, kes ikka, ütlem pehmelt öeldes, ikka domineeris neid hooaja esimesi või sõidu esimesi osasid. Teine koht siis tiimikaaslane Lando Norris, 3. Max Verstappen, ehk siis siin sprindi ja kvalifikatsiooni vahel oli midagi ikka väga õigesti seadistatud jälle Maxi autole. No siin tuleb jälle see tuttavam pilt, et Verstappen on eespool, sul on ekraanil praegu 12 nime ja Tsunodat ei näe veel. Tsunoda on 16, ehk siis kõik asjad on õigel kohal, ütleme niimoodi. Kusjuures jällegi näide sellest, et suur vale või väike vale, suur vale ja statistika, et tegelikult esimeses kvalifikatsioonivoorus Tsunoda jäi ju palju, see oli 0,3 sekundit või palju ta alla jäi ainult. Alla 0,4 sekundiga jäi ta Verstappenile alla, aga lihtsalt kuna jällegi tehnilised tingimused on nii kaua püsinud sellistena, nagu nad on, autosid nüüd hooaja viimasteks etappideks ka ei arendata, siis see rivi tõmbub nii kokku, et sa pead veatult sõitma. Sest enne vanasti oli ju niimoodi seal ametlikus ülekandes ka endised Vormel 1 piloodid meenutasid, et varem, kui seal keegi kaotas mingi 0,3 sekundit a la Verstappenile, eks ole, see oli, polnud probleemi, oli ikka peaaegu et teises reas vähemalt, eks ole. Aga nüüd palun väga, sa ei pääse esimesest kvalifikatsioonivoorust edasi. Ja üli tihedaks läinud ja seda minu arust see on, ütleme, eelmisest hooajast saadik on kvalifikatsioon on lihtsalt äge, nagu heas mõttes julm andmine on. No see on niisugune üldreegel on, et ütleme, poole sekundi sisse mahuvad tõesti, nagu kõik 20 autot ära, et okei, keegi teeb vea, siis on vahe juba sekund, et see on ikka väga väiksed vahed ja realistlikult me saamegi üks etapp veel sellist konkurentsi nautida, et kes see teab, mis see 2026 toob, aga johal ju üks väga tihe kvalifikatsioon on, vähemalt veel ees ootamas. Kvalifikatsioonist veel kindlasti tasub ära mainida Isaac Hadjari, kes 6. lõpetas ja ma arvan, et võtame siis selle valusa momendi ka, et kuidas Ferrari poistel läks. Leclerc 10, Lewis Hamilton 18, ehk siis krahh jätkub. Ferraril on raske ja ütleme, varasema juttu jätkuks, siis Hamilton on kuidagi eriti raske, et natukene, ütleme, Ferrari sümpaatia inimesena on nukker vaadata veidi, et kuidagi nii on kogu aeg. Ja mis jälle väärib märkimist, palju see nüüd vesi meie poisi veskile on, aga Gasly ju, mis ta on 9, oli kvalifikatsioonis ja Colapintot ei paista jälle sul seal 20. Täiesti viimane, jah. Täitsa viimane. Ekraan on liiga väike lihtsalt, et kõik jaa, Carlos Sainz ka 7. kohalt, ehk siis Williamsi nii-öelda tugev teine pool jätku, aga Williamsiga ongi, ma olen täheldanud, väga huvitav see, et kui hooaja esimene pool kuulus justkui Albonile, siis teine pool on Sainzil absoluutselt õnnestunud, muidugi 2 poodiumit, aga Albonil vastupidiselt, ma peast ütlen praegu, aga vist ei ole 6 etappi juba ühtegi punkti saanud, 7 etappi, jah,
et täiesti vastupidiselt lähevad siin kahe sõitja õnned ja õnnestumised siin teises pooles. Ja kusjuures üldarvestuses on Albon veel 11 punktiga ees, et neil siuke omavahel käib tegelikult päris tiheda rebimine. Ega selles mõttes Sainzil on ühte poodiumit veel vaja ja me teame küll, et see ei ole nagu võimatu ülesanne. Kvalifikatsiooniga ma arvan selles mõttes suhteliselt kõik, ehk siis 3 tiitli pretendenti kõik esikolmikus. Sprint näitas, et tegelikult see rajapositsioon on ülimalt oluline, et küsimus ongi selles, kes parema stardi teeb ja kes parema minema saab. Ja see tähendab kõike seda, et strateegia on väga oluline, ehk siis on aeg Tarmo Rehvi minutiteks. No Rehvi minutid algavad sellega, et selleks etapiks siis Pirelli pani paika ringide limiidi kõigile Rehvi komplektidele ühte moodi 25 ringi, mis tähendas siis seda, et mitte võistluse sees 25 ringi, vaid Rehvidele üldse 25 ringi, välja arvatud stardijoonele sõitmise ring ja pärast finišilippu sõitmise ring. Ülejäänud ringid läksid kõik arvesse, nii et kui oli kellelgi näiteks komplekt, mis oli kasutusel kuskil vabatreeningul või kvalifikatsioonis ja see võeti kasutusele ka võistlussõidus, siis need kvalifikatsiooni või vabatreeningu ringid läksid ka arvesse. Nii et see pani omad piirid ja Pirelli oli toonud siis Katari oma kõige siis kõvema komplekti, C1, C2, C3 rehvid ja kui seal oli sellest juttu ka, et miks siis piirang, et kas rehvid kuluvad alt ära või asfalt nii abrasiivne või mis, siis väide oli selline, et see raja iseloom, ta on selline hästi voolav, kiire ja mina mäletan, et varasematel aastatel ka need äärekivid olid sellised tapvad neile rehvidele, et rehvi karkass ei pea vastu, lihtsalt rehvid võivad puruneda, mitte et nad kuluvad sul alt ära, et sa uisutad seal, vaid lihtsalt rehv võibki puruks minna, sellepärast pandi see 25 ringi limiit ja see kuigivõrd siis pani vägagi kindlad piirid igasugustele võistlustaktikatele ühest küljest, sellepärast et võistlussõit oli ju 57 ringi pikk, see tähendas seda, et 2 boksipeatust tuli nüüd kohe kindlasti kõigil teha. Nüüd oligi küsimus selles, et mis need siis rehvi valikud saavad olema ja stardis saimegi näha kõiki 3 segu, aga kui valdav osa läks keskmise seguga, siis Colapinto startis boksist kõva rehviga ja Albon 14. kohalt kõva rehviga, Hülkenberg 11. kohalt pehmega ja Hamilton 17. kohalt ka pehme rehviga. Nii et selles mõttes oli nagu eesotsas, kuni 10. kohani oli suht üheülbaline see kõik, aga see, et 4 sõitjat valisid ikkagi teistmoodi kui see põhimass, see tekitas mõtteid, et näis siis, mis seal sõidu sees toimuma hakkab. Ja olemegi siis starti jõudnud. Väga lihtsalt öeldes, väga ilus start enamike sõitjate poolt, et üpris viisakas start, Piastri pani ilusasti minema, Norris kaotas 1 koha Verstappenile, ehk siis tema mõistes täitsa okei start, ma ütleks suures plaanis. No on hullemini läinud, ütleme nii. Ja ütleme, et minema nad saidki, et Russell kaotas paar kohta, Hadjar kaotas vist paar kohta, aga muidu täiesti viisakas minek ja nii tunduski olevat, et järjest siin minnakse, Piastri niimoodi tüki kaupa pikendab vahet, Verstappen omakorda Norrisega, et kõik tundub siuke suht sprindilaadselt minevat, kuni siis tuleb 7. ring. Ja Nico Hülkenberg ja Pierre Gasly siis põrkavad kokku, et võtame selle olukorraga kiiresti läbi, et minul tundus üpris lihtne võidusõidu olukord, et Gasly läks vist möödasõitu tegema. Vastupidi. Hülkenberg läks möödasõitu tegema ja ei mahtunud ühte kurvi sisuliselt ära, aga ei olnud väga suur kokkupõrge või väga suur kontakt ka, aga piisav, et Hülkenberg katkestaks. No see oli selline situatsioon nüüd, kus Hülkenberg kiirustas tegelikult. Alguses mulle tundus, et äkki oli Gasly süüdi, aga kui seal pärast näitas droonipilti või pealt vaates, siis ütleme niimoodi, ükskõik oli see helikopter või droon, siis oli selgelt näha, et Gasly nägi, et Hülkenberg tagant tuleb, võttis kergelt katva trajektoori, aga kui nüüd juuksekarva lõhki ajada, siis nende möödasõidu juhiste järgi tegelikult oleks pidanud, kui väga oleks tahtnud karistada, siis oleks Hülkenberg pidanud karistada saama, sellepärast et pidurdus maa peal tal ei olnud
esitelg kohakuti mööda sõidetava esiteljega, sest kui sa väljast poolt sõidad mööda, siis praegu kehtivata möödasõidu juhistega, mitte reeglitega, vaid juhistega, neist lähtuvalt peab sul pidurdusmaa jooksul ja siis kurvi puutepunktis, see apex inglise keeles jälle veel kord, seal peab olema sul esitelg kohakuti mööda sõidetava esiteljega, kui sa väljast poolt lähed mööda sõitma. Aga Hülkenberg jõudis oma esiteljaga Gaslyga kohakuti siis, kui nad tinglikult olid selles kurvi puutepunktis, aga rada oli nii lai ja Gasly jättis talle ruumi. Tegelikult ei olnud sellist asja, et ütleme, Gasly oleks alajuhitava autoga välja kiirendanud ja libisenud otsa. Hülkenbergil ei olnud niimoodi. Hülkenberg lihtsalt kiirustas sellele ideaaltrajektorile tagasi tulekuga. Ta oli lihtsalt hooletu. Ja mis selle olukorra üldse tingiski see, nagu alguses sai öeldud, et Hülkenberg startis pehme rehviga. Ja tal oligi parem rehvi haarduvus mehaaniliselt, oligi see välja kiirendus kurvist parem, et see oli puhtalt, mina ütlen, Hülkenbergi hooletus ja kahju muidugi, et nii läks, kuigi tema sõimas selle takkajärgi ka. Siis ütles küll viisakamalt, aga algul lausa sõimas, eks ole, Gasly'd, et mida ta tegi, Gasly sõits võidu, sina mees keerasid talle peale, sujuvalt küll, mitte niimoodi räigelt, mitte niimoodi Schumacherlikult seal Villeneuve'ile seal 97. aastal Heresis, aga lihtsalt olid tormakas tegelikult ja rikkusid võimaliku väga hea tulemuse ära. Nii endal kui Gasly'l. Eks see on ju, ütleme, üsna tüüpiline, et vaatad, näed kordusest või näed olukorda, et come on mees, aga samal ajal seesama come on mees peab raadios teise venna kohta, et kurat, nii ei saa sõita ja mis tema mulle ette keeras. Kusjuures, kui nad kokku põrkasid, siis ei olnud ju sellist situatsiooni, et Gasly oleks ta surunud nüüd äärekivi peale. Seal oli, ma ei tea, seal oli ruumi küll veel. Seal oli ruumi küll, kas peaaegu terve auto laius või oli äärekivini. Et selles mõttes, seda hinnati jah, lõpuks võistlusolukorrana, mida ta ilmselgelt ka oli. Aga kui niimoodi, ütleme, verd tahaks näha ja väga kedagi karistada, siis karistamist väärt oli Hülkenberg. No jah, olgu see ka siis mainitud, et sõitjad ju kogunesid ka siin Katari L vist oli neljapäeval, et siis läbi rääkida neid ja arutleda neid möödasõidujuhiseid, et võib-olla siis seal ka sai ka mingi selgus nüüd või mingisugune arusaam muutus, aga seda me vähemalt hetkel veel ei tea, et kuidas seda läheb, aga igal juhul midagi nad rääkisid ja midagi rääkisid ka siis Hülkenbergi väljasõidu järel siis tiimid ja oma sõitjatele, sest et turvaauto tuli välja ja valdav sõnum oma tiimi sõitjatele oli, et boks, aga kes ei kuulnud sõnumit boks, Norrisi Piastri. McLareni sõitjad. Lisaks ka Ocon, kes küll ring hiljem parandas seda viga ja kuulis ikkagist sõnumit boks, aga McLareni mehed siis minu jaoks täiesti arusaamatutel põhjustel, nagu me oleme siin, ma arvan, hooaja algusest peale rääkinud, või isegi juba eelmine hooaeg rääkisime McLarenit absoluutsest nagu arusaamatusest või segadustest just nagu käskluste jagamisel ja nagu see nagu läheb nagu minu jaoks nagu sinna tipu lähedalegi ühe nagu jaburaima otsusena, et jah, olukorras, kus siis piltlikult 18 sõitjat läksid boksi ja vahetasid rattad ära, siis McLaren otsustas ikkagist, et ei, ärme võtta seda tasuta boksi peatust, sõidame puhta kiirusega selle tagasi ja võidame ikka. Üks meie omadest saab eelise teise ees. Jah. Äkki juhtub see, et ma ei tahtnud ametlikult välja öelda seda, aga ma mõtlesin seda, jah. Kusjuures tegelikult, kui me sellest räägime, siis tolleks hetkeks oli Piastri edumaa üsna veenev ja nad oleks saanud 2 võistlejat järjest võtta ilma mingi probleemita, kui nad ise poleks ära puterdanud, ega nad tegelikult puterdasid seal, kui nad ükskord sisse võtsid oma sõitjad, siis 25. ringi algul ja 26. ringi algul, ütleme niimoodi, et kui oli 24 ringi sõidetus, võeti lõpuks Piastri sisse. Tema peatus oli vist mingi kas 1,8 sekundit, väga kiire, aga Norrisel seal koperdati kauem. Aga see oli ka tore, et Norris ju küsis pärast seda, kui kõik olid boksis käinud, öeldi, et kõik käisid, eks ole, peale teie Ocon ei ole käinud ja Norris küsib, et kas me oleks pidanud ka peatuma, siis võistlusinseneri vastus oli, et siis neile ehk Red Bullil,
ei ole enam paindlikkust. No me nägime lõpuks, kuhu see paindlikkus siis viis. Kus juures selle jutu peale ma mõtlesin, et võib-olla neil on mingisugune seksuaalfantastiline strateegia välja mõeldud. Aga võta näpust. Ei midagi sellist. Ei, strateegia oli, sõitke kiiremini, aga ei tulnud välja. Või no Piastri üritas, aga nagu ei tulnud väga. Ja te peate tegema veel 2 peatust olukorras, kus teised pead üle. Sõida keskmiselt 1,5 sekundit ring kiiremini ja tehtud. See ei ole nii keeruline. Jah, kus juures, ütleme, neil on ju tuba täis seda, noh, erinevatel võistkondadel erinevalt, aga ütleme, Hanna Schmitz, kes nüüd sai ka, ütleme, tohutu au osaliseks teenitult ilmselt, kes on siis selle Red Bulli võistlustaktika strateegia osakonna suurjuhti õpetaja, see naisterahvas, tal on kuskil 20 alluvat. Igasugused arvutisimulatsioonid on, mida mängitakse läbi seal võistluse käigus. Nüüd oli ka niimoodi, et 7. ringil tuli see turvaauto välja ja 8. ringi alguses, ehk siis 7 täisringi oli sõidetud, 50 jäi veel. No matemaatikat oskate või? Lihtsal tasemel, arvutuspulgad võtke, kurat, võtaks kasutule siis. 50 on meile jäänud sõita, 25 ringi on lubatud rehviga sõita ja teil kõigil oli uued komplektid olid kasutada. Andke tuld, noh. Ei ole vaja. Ei ole vaja, kus juures Piastri oli ju selgelt kõigist kiirem. Seal ei oleks mingit küsimust olnud, arvestades sellega, mismoodi Piastriga varem on neid kordustarte teinud, kui turvaauto on rajal, ta on väga hästi neid teinud sel hooajal ju. Ja mida te lootsite? Ja lisaks veel, boksi peatus võttis aega hästi jämedalt, kui kõik läks ladusalt. Suurusjärk 26 sekundit. Täpselt nagu sa, herr Ruus nüüd, peab kuratil Johnson. Et arvutage nüüd natukene, et teised tegid boksi peatuse ära, te ei ole käinud. Teil on 52 sekundit vaja tagasi teha, noh, ühest küll, mitte 52 küll, aga noh, tinglikult 26 sekundit on vaja justkui tagasi teha. Et no, mis kohaga te mõtlete või noh? See aina rohkem nagu, noh, me oleme sellest vandenõutõõrast ka juba rääkinud, et oi, McLaren eelistab, ei taha välja öelda, aga tundub, et McLaren eelistab Norriston ja aina rohkem hakkab see ikka nagu reaalsust ka nagu kogumast. Norris sai samamoodi pihta. Ta sai pihta küll, aga noh, mulle tundub, et see mõte oli selles, et juhul, kui me käkime Piastri peatuse ära, siis ju Norris peab ka ootama tema taga ja me ei saa lubada seda oma nii-öelda kuldsele, jah, täpselt, siis pole ju võrdne, et aga hämmastav on see, et kõik see jutt, mida te just rääkisite, me räägime tiimist, kes on võitnud viimased 2 meeskondlikku tiitlit, ehk siis nad on üle pika aja tagasi, nad justkui on juba harjunud jälle võitma, õppinud jälle võitma ja nüüd nad sõna otseses mõttes tahavad sõitjatiitlit lihtsalt maksile anda. Jah, ja minul tuleb ikkagi paralleel kunagise Mercedese selle taktika osakonnaga, noh siis vist oligi James Vowles seal eesotsas, kes nüüd on Williamsi eesotsas, et tema juhtis juga seal selle strateegia taktika osas, et kui olid eest ära pikalt Mercedesed, noh, vahet ei olnud siis kas Hamilton ja Nico Rosberg või siis Hamilton ja Valtteri Bottas. See oli kõik chill grill, eks ole. Kõik oli siuke lahe, noh, mingit probleemi ei olnud. Aga kui läks konkurentidega pusimiseks, siis see nende taktika strateegia osakond jooksis kinni. Nad polnud harjunud. Siis täpselt, just õige, polnud harjunud. Ja siis ei tulnud selliseid ekstravagantseid või mingisuguseid operatiivseid otsuseid, kus sa peadki, noh, sisuliselt pead jooksu pealt otsustama, et see on mõningas mõttes ebastandardne olukord, kuigi seal autoringlasõidus alati võib turvaauto rajale tulla. Ja siis ei suudeta enam mõelda. Ei, see on veider, jah. Ja ma tooks ühe asja veel mängu, et Zach Brown, ma ei mäleta, kas see oli nüüd see nädal või kus ta selle intervjuu andis? See oli 6 aega tagasi umbes. Et Zach Brown siis ütles ju välja, et ta pigem eelistab, et Verstappen võidab tiitli, kui et tema peab eelistama, tähendab kuidagi panema Norrise või Piastri nii-öelda ühe ette teisest. See on huvitav, aga väga... kuna ta on ju teinud seda juba see hooaeg, siis see tähendab, et ta päriselt tahabki, et Verstappen võidaks. Tema enda jutt, tema enda sõnade järgi. See on minu jaoks nii müstiline nagu lause, et noh, ma saan aru, et jah, tahame hoida võimalikult head harmooniat, aga nad teevad ju selle ekstreemsusega minu arust palju hullemat karuteed. Selles mõttes peale sõitu ega ju ei Piastri ega Norris ei olnud ju kuidagi õnnelik, et mõlemad ikka nagu noh,
täiesti masendunud ja et selles mõttes on kõik võrdne küll, et kui nagu üks sõitja on mases, siis olgu siis nagu mõlemad sõitjad. Et natuke tunne küll, et põhimõtteliselt selle sama võiks ju öelda kuidagi ka teistpidi, et ma pigem eelistan, et Verstappen võidab sõidu, kui et ma ei tea, üks saab teisest rohkem punkte või nagu see läheb nii jaburaks ära juba. No ajuvaba täiesti ja veel kord, see fraas kõlab nüüd eriti naljakalt ja ma saan aru, et igasugu meeme on ka juba seal interneeduses ringvel, et neil ei ole enam paindlikkust. They don't have flexibility. Et ja kuhu see teie paindlikkus nüüd siis teid viis? Kuhu te ennast painutasite? Ei kuule, teine koht ikkagi. Ja 4, eks ole, ikkagi paaris arv. Tugevad punktid. Ja 4 teine kokkuliit on 6, jagad 2 on 3 ehk võrdne. Sorry, mu pikk päev on. McLareni keskmine koht mõlema sõitja koht oli 3, ehk siis täiesti võrdne. Täiesti võrdne. Tegelikult see päris nagu piinlik. Absoluutne jaburus ja tõesti, et selles mõttes nagu et kui nagu seda tiitleitust vaadata, siis nagu tunnen lihtsalt, et nagu kumbki nagu Norris või Piastri, nad võivad küll võita, aga nagu McLareni vaatenurgast nagu ei tahaks anda seda sõitjate tiitlit kummalegi, et nagu lihtsalt kogu see nagu kuidas nad on manipuleerinud seda tiitliheitlust ja siin nagu omavahel kuidagi üritanud sudida mingeid asju, see on nii nagu ebaloomulik ja ebanormaalne, et sellist asja nagu sõitja tiitlist võideldes tehakse. Augusti lõpus oli Max Verstappen liidris 104 punkti, nüüd on 12. Nüüd on 12, jah. Et praegu siis pärast seda eilset etappi, et Norris on liider 408 punktiga, Verstappenil on 396 ehk 12 vähem ja Oscar Piastril 392 ehk 16 punkti vähem, nii et järgmisel etapil Norris ei tohi 3. kohast allapoole kukkuda juhul, kui Verstappen võidab. Nii et põnev saab olema selles valguses, mis me sõidus nägime, sellepärast et ütleme nii, et mis nüüd, ikkagi mõningas mõttes Norrisel vedas, et ta selle 4. koha sai. Selle koha pealt mul tuli jälle selline mõningas mõttes déjà vu 2008. aastaga, kui Timo Glock oleks ääre pealt risti löödud Brasiilias, kui ta viimasel ringil sõitis eelviimase kurvi pikaks ja tänu sellele siis tuli Hamilton maailmameistriks ja 10 sekundit või palju sai ennast maailmameistrina tunda kogu Massa perekond, eks ole. Et siis ju ka arvati, et Timo Glock tegi seda meelega, kes sõitis Toyotaga, kellel ei olnud mingit pistmist McLareniga, millel sõitis siis Hamilton, eks ole. Nüüd siis ka takka järgi on saanud tapmisähvardusi lausa, on ikka segaseid inimesi. On Antonelli saanud, kes siis eelviimasel ringil tegigi sõiduvea tegelikult ja õlivalas tulle muidugi sellistele silmaklappidega fanaatikutele selle mis ta on, Gianpiero Lambiase ütlus ka, et mis kõlas siis praktiliselt niimoodi, kõlaski nii, et Antonelli lasi Norrise mööda ja siis veel ka Helmut Marko ütles midagi sarnast, et ja pärast tõsi hämmastav helitusnimega Küklop Helmut Marko vabandas, see on küll enne olematu. Red Bull pani täna ju ametliku teate välja, et vabandavad oma kommentaaridest. Jah, et see oli ka nii ajuvaba ütlus, kui üldse olla saab, hea küll, on seal Mercedese mootoriklient nii-öelda McLaren. Aga mis see siia puutub, et konstruktorite karikaarvestuses ju Mercedes võitleb ka meeleheitlikult Red Bulliga selle teise koha eest, et neile on ka iga punkt on ikkagi veel tähtis, et mis mõttes nad nagu lihtsalt annavad punkte ära, et see vandenõuteooria oli küll nüüd nii pastakast välja imetud, kui üldse saab. Ja ma nii palju veel lisan, et lugesin, et Lambiase siis Verstappeni võistlusinsener käiski peale sõitu Toto Wolfi enda ees vabandamas. Jah, selles mõttes õige ka, aga sõidu ajal oli ju näha ka, et ei olnud ju ainult Antonelli, kes nagu vaiksis, et ju Norrisel oli napikas, Piastri oli napikas, kõik olid ikka viimase piiri peal, Alonso tegi päriselt pirueti on ju, et enam-vähem samal rajalõigul ka. Jah, et selles mõttes see on järgest nagu absurdsuse tipp, et päriselt suurme ähvardusteni see asi läheb ja eriti Antonelli vastu, kes 19 kõige noorem sõitja praegu Vormel 1 karussellis on ju, et ma veel mõtlesin just, et tubli poiss, et ta on 19 ja sellise surve all viimastel ringidel, kus tagant tuleb selgelt kiirem Norris ja hoidis oma kohta, aga tuli apsakas sisse ja seeläbi siis kaotas küll ainult ühe koha ja ikkagi lõpetas, aga tubli tulemus. Aga selle koha pealt jah, veel kord, et see võistlus strateegia taktika
ükskõik, kuidas me seda nimetame, taktika on selline lühemaajalisem plaan, eks ole, strateegia on pikemaajalisem, et ilmselgelt mõlemad asjad olid neil väga, väga kehvasti teostatud McLarenil. Et see oli küll, nagu rahvakeeli öeldakse, kuul pähe, et millega te tegelete, kas te olete esimest korda vormel 1? Peaasi, et keegi eelist ei saa. Ja, absoluutselt. Ja kui saab, siis olgu see Verstappen. Siis on meie vahelik aus. Siis on aus. Või Norris. Vabandust, ma ei taha... Me tsenseerime selle kohe ära. Sa ei kaotama töökohta. Ja selles mõttes, Verstappeni takkajärgi kõik need kommentaarid on ju täiesti asjakohased, et see, mis ta nüüd saavutanud on, selle vahe tasa teinud praktiliselt esimestega, see ei ole mitte tänu nende paremusele, vaid tänu sellele, et nemad meeskonnana Red Bullis on teinud head tööd ja vastased on eksinud. Et seda on ka otse välja öelnud, et see on tänu vastaste eksimustele. Ja tundub, et jätkavad eksimustega. Kui juba selles sõiduvees on, miks siis muuta? Jah, võistluse edaspidine kulg siis ülejäänud läksid boksi, McLarenid siis jäid... Ma juba jõudsin lõppu. Sa jõudsid juba lõppu, jaa. Sellest võtame kiiresti asja kokku. Me jõudsime Abu Dhabis juba. Me on juba võidetud see tiitel. Aga siis McLarenid sisuliselt küll juhtisid sõitu, aga just selle boksi peatuse siis defitsiidiga, et eesmärk selge, et sõida Max Verstappenist keskmiselt 1,5 sekundit ringi kohta kiiremini ja säilitame kohad. Ei toiminud, nii et kui siis 24-25 ring Piastri ja Norris boksi tulid, siis mõlemad tulid vist niimoodi 4.-5. kohal välja, aga vahe Verstappeniga oli ikkagist tugev 15 sekundit, ehk siis uus ülesanne sõida vahe tagasi. Muidugi lihtne ju, et sõida nüüd 2 sekundit kiiremini keskmiselt ringi kohta kui Max ja võit on sinu. Piastri üritas küll, ütleme nii, et tegi selle 15 sekundi 9 sekundiks, asi seegi, aga Lando Norris siis esiteks siis langes juba Maxi enda surve alla siis, kui veel selline kaksikjuhtimine oli McLarenitel ja kui Norris omakorda boksis käis, siis kukkus 5. ja ütleme nii, et ülejäänud sõidu oli tõesti hädas siis Antonelli ja Sainzi püüdmise, kes oli siis tegelikult supertöö teinud, et 3. tõusta. Ja see põnev lahing lõpus oligi siis see, et Sainz, kes natuke juba kurtis, et sõitis kurvi laiaks ja kahtlustab, et võib-olla mingi väike viga ka autol kuhugi tulnud versus siis Antonelli versus Norris, kes siis kõik ikkagi seda poodiumit üritavad püüda. Ja Sainz on väga tugeva väga hea hoo leidnud, ütleme niimoodi, et Williamsiga 2 poodiumit ja jällegi meenutame eelmisel aastal ju Ferrarist öeldi aitäh sulle, me võtame Lewis asemele ja nüüd on niimoodi, et Sainzil on 2 poodiumit, Lewisil pole mitte ühtegi. Päris elu pakub ikka päris huvitatud kui me räägime põhisõitudest ja seal muidugi, kui nad seal 8. ringil kõik, 8. ringil alguses kõik riburada pidi boksi tulid, siis oli selles ka küsimus nüüd, et kes saab pärast rataste vahetust kohe minna sinna kiirele sõidurajale ehk see fast lane ja kes ei saa ja Antonelli oli siis üks ohver tegelikult, kes pidi ootama selleks, et need, kes boksi tulid või olid ka boksist välja sõitmas, saaksid temast mööda, et ei oleks seda ohtlikku rajale laskmist ja sealt ei järgneks karistust ja tegelikult tänu sellele saigi Sainz tast ette, ütleme niimoodi, et seisis siis boksi peatuses kiiremini, nii nagu enne vanasti Team Schumacher suutis korraldada. Seoses selle 7. ringi peatusega oli ka, et kogu sõit nagu kuulutati, et 32. ring tuleb boksi pealt, siuke boksi pealt nagu pole kunagi näinud, et 16 autot korra boksis, et pange nüüd tähele, et kõik hakkab juhtuma, aga mulle tundus, et seal nagu lahenes kõik suht viisakalt, et kõik 18 said nagu tublisti tegelikult läbi boksist. Jah, sellepärast, et selleks ajaks need keskmised rehvid, tähendab, kui see 8. ringi alguses siis 7. lõpus kõik boksi tulid, siis ainult Gasly'le krutiti alla rattad, mis olid siis väljad olid varustatud kõva rehviga, ülejäänutel olid kõigil need keskmised ja nüüd oligi see, et kui palju kellegi auto nüüd rehvi sõi või lähtuvalt nende sõidustiilist, et seal ennem seda 32 ringi hakkasid vahed kärisema. Et kui seal pikka aega oli selline tõsine DRS-i rong, see oli siis Alonso selja taga, siis see hakkas lahti hargnema selleks ajaks, kui siis 33. ringi alguses tuldi karjakaupa boksi ja sealt alates oligi see, et ma siis mõtlesin ka, et kui nüüd ükskord tulevad need McLarenid boksi, et ja küll teil ei ole uusi
neid pehmeid rehve alla kruttida, aga teil jääb sõita veel seal mingi 43. ringi alguses tuli Piastri boksi, 45. ringi alguses Norris, 57 sõideti, et ühel 14 ringi jäänud sõita, teisel 12 ringi, et võib-olla siis lähevad pehmed alla. Ei! Neile pandi ka kõvad rehvid hoopis alla. Mulle meeldis, ma vaatasin F1 TV-d ja seal kommentaatorid ka nagu täiesti hämmeldun, nagu mida te teete nagu 2 fopaad korraga, okei, kui juba, siis teeme täiesti nagu fopaade sõidu. Nagu Klaaren ütles, et kui midagi nii-öelda hästi oskad või sõiduvees oled, siis jätka samas vaimus, jah. Et kui ikka ämbrit oskad hästi kolistada, siis paneme lõpuni, stiil tuleb lõpuni välja pidada. See on täiesti hämmastav, veel kord, teil on super-hüper arvutid, kõik simulatsioonid sõidu sees, teil on toatäis insenere, millega te tegelete, pitsat sõite seal või? No McLarenid söövad, inglased söövad pigem, ma ei tea mida, fish and chipsi. Fish and chips, jah. Kusjuures, seal vist ka Kataris väga vägijookidega seal möllata ei saa, et seda ohtu ka nähtavasti ei olnud, et keegi oli nagu ülemeelikuse meeleolus. Võib-olla see oligi häda. Võib-olla see oli häda jälle. Kaineks kõik kuidagi ei saanud tegutseda enam. Jah, fikseerime selle lõpptulemuse ära ja siis natuke veel tiimi kaupa lahkame seda kõike. Ehk siis Max Verstappen võitis absoluutselt veel tiitli heitluses sees ja ütleme nii, et tema, ütleme nii, et tõenäosus võitjaks tulla on ilmselt suurem, kui ta on ükskõik mis hetk see hooaeg olnud, et läheb aina põnevaks. Piastri, kes siis oli vaieldamatult tegelikult kiireim mees see nädalavahetus, võttis küll selle teise koha ära, aga oleme näinud pettunud Piastrit see hooaeg, aga kas nii pettunud, ma isegi ei oska öelda. Tundus, et nagu uus tase on juba saavutatud. No ta oli ikka väga pettunud ja põhjusega ja just see, et see oli üks neid nädalavahetusi, kus mina küll ei näinud, et ta kvalifikatsioonis, sprindis, põhisõidus oleks mingisugusegi arvestatava sõiduvea teinud. Ja tal see nii-öelda tunduski, et ta ise on nagu reseti ära teinud ja paneb kogu aluse võiduks ja siis meeskond ütleb, et kuule, aga puhkame korra. Pole vaja nagu, ärme tee seda boksi. Ärme tee boksi pealt. Pole vaja. Carlos Sainz 3. Super. Pole midagi öelda sellest. Okei, vedas natuke selle boksi peatusega muidugi, aga tuleb ära hoida ja hoidis Antonellit ja Norrist väga ilusasti selja taga. Ja seda oli ka hea kuulda takkajärgi, et kiitiski kogu meeskonda. Ütles, kõik toimis ideaalselt selles sõidus. Et lõpus oma natukene sellise reipama sõiduga üle äärekivide auto sai vigastada viimastel ringidel ta tõesti ringiajad läksid kehvemaks ja see tandem Antonelli Norris tuli talle päris jõudsalt lähedale, aga ikkagi lõpuks finišijoonel see vahe oli küll väike, aga vahet ei ole. Pool sekundist sisuliselt, aga asi seegi. Et paistab, et see Williamsi ütleb meeskond tervikuna, et nad on päris heas seisus praegu. Nagu eilse sõiduga kindlustasid 5. koha ära konstruktorites, nii et absoluutselt väga, väga heas seisus. Lando Norris, veel üks pettunud mees, ütleme nii, et kui ei oleks seda boksi peatust ei jama olnud, siis oleks palju kindlamalt Abu Dhabisse juba läinud siukse väga palju suurema puhvriga, aga nüüd on siuke viisakas 12. Ja Antonelli siis sai juba räägitud, et üks väike opsakas, mis juhtus sisuliselt kõigiga, langetas siis 4. 5. aga ütleme, et see sellele järgnenud neti kommentaatorite laviin on ikka päris hirmus, aga eks ta selline reaalsus on meil tänapäeval. Paraku neid hulle leidub ja iiale või teada, võib-olla mõni plaanibki oma mõtte teoks teha, et hoidku jumal selle eest, aga põhimõtteliselt Antonelli alustas 5. kohalt, lõpetas 5. kohaga, nii et summa summarum ta tegi ju väga hea sõidu, lihtsalt kahjuks eelviimasel ringil see üks apsakas oli, õigemini küll 2 apsakat, tal 9. kurvis läks auto kergelt vibama ja siis järgnevas kurvis juba oli see trajektooril natuke vale, oli mustal rajal osal ja siis tuli see rängem viga. Aga Russell, ta oli 6, eks ole, lõpuks kaotas stardiga võrreldes 2 kohta, aga põhiline häda oli selles, et ta juba stardis tegelikult kukkus 7. Seal hakkas pigem siuke nii-enda damage limitation, kahjude limiteerimine. Katari, ütleme, üks suuremaid iseloomustusi, et ega möödasõite seal väga ei saagi teha, et esimene või see pikk sirge on seal, kus lootust on ja ülejäänud rada siis kahjuks on siuke jälitamine, ehk siis Ta on selline voolav kiire rada ja teine võimalus ongi see, nagu näha oli, et kuidas 2 kohta kaotas Alonso sõidu sees,
lõpuks ta küll võitis ühe koha, ta startis 8. kohalt, lõpetas 7. aga oleks võinud olla võib-olla ise 5. kohal, aga see tema 360 kraadi seal. Nii et see oligi võimalus, et kas siis stardifiniši sirge lõpus tänu DRS-ile saad sa mööda või hoides pinge all eessõitjat, loodad eessõitja sõidu veale. Jah, Russell 6, Alonso 7, Leclerc 8, Lawson 9, Tsunoda 10. Ütleme, et märgiline, et need Red Bulli RB mehed siin 9-10 on, sest et nüüd ütleme, et peaaegu kinnitatud info viimaste hetkede või viimase tunni kohaselt veel mitte täiesti ametlik, aga ütleme, et peaaegu kindla infoga on siis tulnud välja see, et Red Bull ja RB on ka oma sõitjate koosseisud järgmiseks hooajaks siis kinnitatud saanud. See peaks vist siin motorspordi ja teised mainekad väljaanded kirjutasid, et see homme peaks tulema teatud, aga paistab, et Yuki Tsunodat edaspidi täiskohaga ei näe enam sarjas. No vot ei tea, et siin on need spekulatsioonid on sinna ja tänna, mine see hullu tea, mis juhtuma hakkab, sellepärast et kõvasti spekuleeriti ju seda ka, et Christian Horner on siin salaja käinud Aston Martini tehases ja talle on ekskursiooni teinud Adrian Newey isiklikult ja siis tuli päev hiljem teade, et Adrian Newey on järgmisel aastal tiimipealik hoopiski, et võib-olla siin on nüüd ka hoopis mingisugused muud mängud, Tsunoda ütles, et ta teab oma tulevikku, aga mida see võib tähendada, sellepärast et küsimus on selles, ma saan aru, tähendab, ütlen ausalt, sel aastal ma väga Vormel 2 ei ole jälginud, aga Red Bulli protesee, nende sealt tibufarmist siis välja kasvav Arvid Lindblad, kes sõidab Suurbritannia lipu all, jah, ta on seal, mis ta on, kui Kege Rosberg oli suomalais-rootsalainen ja Nico Rosberg oli saksalais-suomalainen, siis Arvid Lindblad on vist Swedish-British. Ja tal on Rootsi isa, rootslasest isa. Jah, sellest siis ka Lindblad. Et Lindbladi tulemused ei ole väga head olnud. Ja nüüd on sahinad sellised, et järgmisel hooajal tahetakse Lindbladi kõvasti jooksutada selle DPC programmi raames. Aga trikk on nüüd selles, et järgmisel aastal Red Bull kasutab Fordi mootoreid. Ja kui sa tahad DPC raames, ehk siis testing previous cars, eelmise põlvkonna autode katsetamist või testimist tahad teha, siis need on Honda mootoritega ja nüüd tuleb Hondaga hoida häid suhteid. Või saada kokkuleppele mõne muu võistkonnaga, nagu sai Cadillac kokkuleppele sel aastal Ferrariga, nii et Perez on siis käinud, kui õigesti mäletan, Mugello ringrajal, sõitis üle-eelmise aasta Ferrariga, 23. aasta Ferrariga, et uuesti jälle roostet maha raputada. Et siin ühed kurjad keeled räägivad, et Tsunoda ikkagi võib säilitada oma koha võib-olla siis Racing Bullis, sellepärast et Red Bullil on hädasti vaja Arvid Lindbladi saada vormel 1 konditsiooni. Nii et eks me siis homme kuuleme, et selles mõttes on jälle muidugi huvitav, et midagi selle taga nüüd peab olema, et miks see pressikonverents järgmise hooaja sõitjate osas tehakse homme. See on enne viimast etappi. Kas nüüd kellegi ego on vaja siis upitada, et ta paremini esineks viimasel etapil või mis asi see nüüd on? Selle taga midagi peab olema, sellepärast et kui kõik on nagu kuidagi hästi ja korras seal tiimis sees enne viimast etappi ka, siis võite ju, ma ei tea, pühapäeva õhtul selle pressikonverentsi teha või midagi. Vot siin võib, jah, et Red Bulli on ju enne siin ette heidetud, nad ei ole andnud oma sõitjatele sükse tseremoniaalse hüvasti jätu nagu Ricciardoga või siis, ma ei tea, Kviattiga, Peresiga on tehtud, et niimoodi tühjas kohast lükatakse eemale, ehk siis võib-olla Tsunodale tehakse hoopis teistpidi, aga ei tea, igal juhul see hetke info on vähemalt see, et Verstappen Hadjar siis liiguvad või sõidavad Red Bullis koos ja mis muide ei oleks üllatav. Tegelikult mina ütlen küll, antud hooaja põhjal nagu täitsa loogiline. Hadjar on täielikult välja teeninud, see jäi mul ütlemata veel, et põhisõidus ju tegelikult Hadjar oli Lawsonist eespool, ta oli Leclerc'i selja taga, kui õigesti mäletan, aga ta oli viimasel ringil rehv purunes. Nii et sellepärast ei tema punkti kohalt välja katkestas, aga summa summarum Hadjar on ju, me oleme siin kõik 3 imestanud hooga läbivalt,
me keegi ei oodanud, et ta teeb seda, mida ta teinud on hooajas. Võtame asja lihtsalt kokku, Hadjaril on poodium, Yuki Tsunodal on vist juba üle 100 etappi kõvasti ja poodiumit ei ole, nii et... Ja Hadjaril on debüüthooaeg, Tsunodal on, ma ei teagi, 6 juba või? Ta päris palju on sõitnud. No vähem, ilmselt küll, jah. 5 või 6, jah. Et ilmselgelt on Hadjariga ja kui läheb, et ka Lindblad võetakse, siis ilmselgelt nähakse nendes ka tuleviku perspektiivi rohkem. Ja Yuki Tsunodal on, kohe ütlen, 1, 2, 3, 4, 5 käib, jah. No selles mõttes võimalus on antud, ega Red Bull on paratamatu vormel 1 üldse on selline koht, et kui ära ei tee, siis pole vaja. Mis meil veel siin rääkida on? No Ferrari kohta, ma olen muidu tiimide kohta märkmeid teinud küll, aga Ferrari kohta panin lihtsalt, jah, oli sõit. Midagi rohkem, aga ei taha rääkida. 6 kohta. Hamilton tõusis 6 kohta, 12. kohale, Leclerc ka tõusis. Leclerc tõusis ka 2 kohta, nii et startis 10. Sinu iroonia on, mõtleks alusetu. Vabandust. Ma tean küll, et te olete siuksed paadunud Ferrari fännid, aga mõtlesin, kuidas... Ei vasta tõele. Mina otseselt, jah, ütleme Leclerc'i selline toetaja ja Soome poiste toetaja olen alati olnud, välja arvatud Bottas. Ma ei tea, miks. Aga tõesti, et see Ferrari seis on selles mõttes väga huvitav, et ma ütlen, ma ei ole lotos väga palju võitnud ja suht kehv ennustaja kogu aeg olnud. Aga mulle tundub, et kui järgmisel aastal ka see Ferrari ei osutu võitjaks autoks, siis Hamilton paneb oma pillid kotti ja Pierman võetakse asemele. Vabalt. Ma pean seda üsna tõenäoliseks. Sellisel juhul, kui tõesti järgmine aasta asjad ei toimi. Et ma arvan, see võib nii minna küll, jah. Ütleme siis, või mainime selle Aston Martini ka äärest, et Newey palkamine, tiimi palkamine, lihtsalt nii huvitav lükka minu meelest, et tasub rääkida küll, et meile kõigile tundus, et Newey on ikkagi see mees, kes hakkab siin kusagil kulisside taga autot disainima oma pliiatsi ja paberiga, et selleks ta on võetud, aga nüüd on siuke ütleme, üpris suur lisakohustus juurde võetud, et kuidas neid 2 elu siis kavatseb tasakaalustada või ära teha need 2 ametit. Ei tea, sellepärast, et tegelikult nüüd Newey ajal on ju Aston Martinis seda tehnilist personali ka seal üksjagu vangerdatud, ausalt öelda. Nii et ta on ju üliedukates võistkondades olnud, ta on seda struktuuri kõike näinud, ta teab, mismoodi see peab toimima. Ja võib-olla ongi niimoodi, et ta selle põhitöö on nüüd ära teinud, võib-olla tal ikkagi on nüüd mingisugused sellised, mitte mingisugused, vaid sellised jüngrid seal palgatud, kes tema juhist järgi midagi teevad, tema juhib juga nii-öelda, annab selle suuna kätte ja siis ülejäänud toimetavad ja võib ka olla, et ta on ikkagi mingil määral see ajutine tiimipealik, me ei tea seda, sellepärast et mis seal Cowelli eesnimi nüüd on, kes oli Mercedese mootoriosakonna pealik. Andy Cowell, jah. Et see põhjendus, mis toodi, et miks Andy Cowell taandati sellelt kohalt järgmiseks aastaks, minu jaoks on küll üsna usutav, et tegelikult nad hakkavad nüüd ju koostööd tegema Hondaga, eks ole, ja Andy Cowell on mootorikuru ja see mootori integreerimine seal šassiiga ja kõik need teemad seal on nii komplekssed, et tema on kõige pädevam nagu selle eest hoolt kandma ja ta pühendubki täielikult sellele, et see süsteem kõik toimima saada, see koostöö Honda mootori osakonnaga, et selles mõttes võib-olla ongi õige lükke ja ega siis Cowell ka varem ei olnud ju tiimipealik. Et võib-olla seal on otsingud, me ei tea kõike seda tausta ja samas Newey ta on 66, ta on Indikaaris olnud, ta on olnud võistlusinsener, ta on konstrueerinud auto, tegelikult ta on vist üks väheseid veel, kes on jäänud sinna vormel 1, kui mitte ainus, kes ongi auto otsast lõpuni oma elu jooksul konstrueerinud nii-öelda. Välja arvutanud seal vedrustused, kõik seal šassiid, asjad, värgid, käigukastid. Et ta on tohutu kogemusega ja nüüd ta tahabki seda kogemust rakendada ka organisatsiooni juhtimisel võib-olla. Jumal teab, sellepärast, et ta on ju ka nüüd osanik. Ja ma arvan, et see Newey tiimipealikuna selles mõttes on aga nagu äge, sest et tiim principalid ju meeskonnapealikud peavad ka neil on päris palju meediakohustusi, et Newey mõtteid ja nägemusi kuulata, ma arvan, see võib päris huvitav olla.
see võib tõesti lihtsalt Newi vaates, et okei, mul see üks võimalus karjääri jooksul veel tekib, et veel on see täpselt, et see on nagu tegemata veel, siis võimalik. Kunagi saan oma teise raamatuda kirjutada sellest, et kuidas nagu tiimi pealik olla, et kes see teab, aga väga põnev igal juhul. Ja ma arvan, et Katarist meil on vist kõik enam-vähem räägitud, mis tähendab seda, et on aeg see eelvaade ära teha, et üle väga-väga pikka aja, üle 15 aasta siis tegelikult on meil selline olukord, kus hooaja viimasesse etappi läheb 3 meest võimalusega sõitjate tiitel ära võtta. Ja need oleme maininud juba palju, aga ütleme siis veel need seisud ära. Lando Norris juhib 48 punktiga, Max Verstappen teine 396 punktiga, Oscar Piastri kolmas 392 punktiga, ehk siis 16 punkti eristab esimest kolmandast kohast, 2010 eristas 15 punkti esimesel kohal olevat Fernando Alonsot ja kolmandal kohal olevat Sebastian Vettelit ja teatavasti võitis Sebastian Vettel, nii et ajalugu lihtsalt näitab, et kõik on täiesti võimalik. Nii et selle pealt tuleb Piastri maailmameistriks. Ma ei oleks vastu. Ei, tegelikult ei oleks, jah. Ei, ausalt öelda nii müstiline, kui see kõla, ma ei ole kunagi Max Verstappeni fänn olnud, aga nüüd ma oleks täitsa selle poolt, kui mul ei oleks ühtegi paha sõna õigemini öelda, kui Verstappen võidaks tiitli, sellepärast et hooaja teine pool on võimas olnud kahtlust ette ja kui McLaren kaotab, siis minge vaadake peeglisse, mis seal pole muud midagi teha, aga kui me vaatame tagapool, siis näiteks Lewis Hamilton on punktitabelis 652 punktiga, Kimi Antonelli, kes vahetas ta välja seal Mercedeses, on ainult 2 punkti kaugusel. Ja kui vaadata viimast tegelikult isegi 4 etappi, mis on toimunud, see on päris kurb vaatepilt, et Antonelli on selgelt kordades rohkem punkte saanud kui Lewis Hamilton. Et seda on kurb vaadata tegelikult, et 7-kordne maailmameister niimoodi hääbub. Aga mis puutub konstruktorite karikasse, kus raha jagatakse, siis siin on ju selge, et McLaren Mercedes on tiitli võtnud, ilus vaatepilt praegu, etapp ennem lõppu 800 punkti täpselt. Ehk siis ideaalne, kui nad nulli peale jääksid. Jah, väga kena. Aga siis Mercedesel on 459, Red Bullil Team Verstappenil 426, nii et seal on 33 punkti vahet. Ei ole midagi võimatut jälle, nagu siin oleme näinud, et tasub seal esimeses kurvis natukene tembutada ja plats on puhas ja mine see tea. Ferrari on ei kellegi maal, samamoodi Williams, aga siis 6. kohal Racing Bulls 92 punkti, Aston Martin 80, 7., 8. on Haas, Ferrari on 73 punktiga ja Sauber Ferrari 9, 68 punktiga, Alpine Renault on 22 punktiga 10, nii et tegelikult ütleme seal 6. kuni 9. kohani ei pruugi need kohad ka veel päris kindlad olla, sellepärast et näiteks Haas ja Sauber nüüd eelmisel etapil ei saanud punktigi. Nii et ütleme see konstruktorite karika arvestuses käib ka kõva andmine, nii et nii ehk viimasel etapil keegi niisama seda võistlust läbi sõitma ei lähe. Ei lähe. Kas teeme väikse ennustuse ka või? Kes ütleb? Palun las ma juhin saada. Sorry, ma olen harjunud. Ma pole ammu juhtinud, ma kuidagi tuleb tagasi see vaikselt. Küsin siis teilt paar küsimust veel ka, et esiteks palun, mis on teil nagu siiamaani kõige eredamad mälestused Abu Dhabist olnud, et 2009 on seda sõidetud ja enamjaolt ongi tegelikult ju need meeldejäänud hetked, mingid tiitlid, mis on otsustatud saanud, et ma arvan, nagu puhta sõidu pealt siin ei ole nii palju põnevaid asju, aga nii mõnigi tiitel on siin võidetud ja põnev etapp võidetud. Kas see Räikköneni, jätke mind rahule, ma tean, mis ma teen, on ju ka sealt? On Abu Dhabist pärit, jah. Räikköneni viimane sõit oli Abu Dhabis. 2021 oli Abu Dhabis. Just. Et see, ütleme, on pakkud päris palju ja ma väga loodan, et vähemalt mingil kujul pakub ka pühapäeval. Mis iganes see lõpptulemus siis on. Ja kas see sama 2010, kui Alonso kaotas, või tähendab, ei õnnestunud tal tiitlit võita Ferrariga, oli ta seal... Ja ta oli Vitali Petrovi selja taga kinni. Ja see siis tingis DRS-i kasutusele võtu. Nii et minu jaoks jälle täiesti jabur, et 2-kordne maailmameister ei saanud ühegi tiitlita vennast mööda
ja siis sellepärast otsustati, et meil on nüüd mingit abivahendit vaja. Aga selles mõttes natuke poeetiline, et Abu Dhabi on koht, kus DRS sündis ja on koht, kus DRS sureb. Jumal tänatud. Nii ta on. Aga teeme siis selle asja ära. Mina võtan selle võimaluse saatejuhina viimasena ära öelda, kes minu meelest võidab, aga palun siis öelge, kes võidab pühapäeval sõitjate tiitli? Kaspar, võtta sina esimesena. Ma arvan, et kogu selle narratiivi peale, kuidas Verstappen tuleb, ülisuure vahe tagasi teeb, McLaren kogu aeg plähmerdab, ma arvan, et siiski Norris võidab. No mina olen veel kord kehv ennustaja, aga ma tahaks antud juhul, et Verstappen võidaks, aga ma kahtlustan, et Norris ikkagi võtab selle tiitli, et see McLaren võtab ennast kokku ja sõidavad mõlemad eest ära ja tõuseb ka Piastri seal üldarvestuses teisele kohale, et sellised kõhklused ja kahtlused mul on. Te olete nii realistlikud küll kahjuks. Ma siis lihtsalt selleks, et oleks natuke põnevust. Mu süda ütleb Verstappen ja teeme nii, et aju ka ütleb siis seda ma, et see stsenaarium saab tõeseks ja Max teeb, ma julgen nüüd öelda küll, et läbi aegade kõige ägedaima tagasituleku nii-öelda tiitliheitluse mõttes, nii et Norris ja Max ilmselt juhtub siis see, et Piastri tuleb maailmameistriks, aga mis ei ole välistatud. Ei no selles mõttes ongi see tulev etapp hästi põnev, et see saab olema nende taktikute ja strateegide võitlus pärusmaa ja siis teoks peab selle kõik tegema sõitja, aga kui seda kolmikut vaadata, siis kõige pädevam seda välja mõeldud teostama, mis siis seal tagatubades on otsustatud, on Verstappen. Ja kui räägime siin taktikute pärusmaast, siis selle nurgalt ma nüüd tahaks Verstappen öelda, et tuleb maailmameistriks, et McLaren ja selle pealt McLaren võib leida, ma arvan, siin veel igasugu leiutisi. Aga ma ei luba sul oma ennustust muuta, nii et ma selles mõttes ma ei jäbene. Aga põhimõtteliselt on seisu selline, et selleks, et Verstappen tuleks maailmameistriks, ei tohi Lando Norris olla, kui Verstappen võidab, ei tohi Norris olla esikolmikus, et neil vahe peab olema vähemalt 2 autot siis. Aga ütleme siis punktiliselt, et kui see vahe praegu on 12, mis siis juhtub, kui neil on võrdsed punktid? Ma lugesin kokku, minu arust praegu on kõigil 3 võrdselt 7 võitu, ehk siis kui Verstappen võidab ja Norris 4, siis on Verstappeni tiitel. Ja, et selle Katari võiduga jõudsid nad kõik ühele pulgale, mis teeb nagu veel põnevamaks kogu selle asja. Jah, aga reeglid näevad siis seda ette, et kui lõpuks oletame, et lõpuks oleksegi võrdsete punktide peal, kuigi see on vist üsna võimatu, tegelikult võrdseid punkti olla ei saa. No kui ütleme, Verstappen on teine ja Norris on tagantpoolt, siis... seal need tagumised variandid. Siis on see, et kõigepealt vaadatakse, palju on võite, kui need on võrdselt, siis võetakse teised kohad ette ja nii edasi. Kui need on võrdselt, siis kolmandad ja nii edasi. Et see on see siis võistlusmäärustiku mõte ja punkt, mille järgi otsustatakse. Aga väga-väga põnev saab olema ja mitte üksi nende 3 osas, aga veel kord, siin, me oleme omavahel ka eetriväliselt rääkinud, et tegelikult see sõitjate tiitel, nii kummaline kui see ka pole, põhimõtteliselt on võistkondadele ükskõik, sellepärast et see on ainult au ja kuulsus. Aga au ja kuulsusega see autot ei ehita. Nii et see lähtuvalt sellest Concordi lepingust jagatakse 10 miljoneid auhinna raha ja see on tähtis. Ja tänu sellele seal tagapool käib ka nüüd palavikuline töö keskmiku hulgas, et välja mõeldunud midagi väga kavalat seal sõidus ja muidugi, et kvalifikatsioonis kõigepealt startida kõige eest, et maksimaalselt hea tulemus teha. Ehk siis juba vähem kui nädala pärast me kohtume siin, aga juba vähem kui 6 päeva pärast me juba teame, kes on vormel 1 maailmameister, nii et see ülimalt, ütle palun. Kui teame? 2021 oli omajagu segadust pärast. Jah, et kui mingid seaduslik juriidilised vestlused võid olla, mis oleks teistpidi nagu väga äge ka, kui nagu veel edasi läheks. Kuigi tahaks, et finišiga saaks ikkagi paika. Jah, et kui me esmaspäeval saate teeme, siis me teame päriselt, kes on maailmameister. Siis võiks ikka olla juba paigas. Loodame, mulle ka ei meeldi, kui rohelise laua taga hakatakse otsustama. Jah, ühesõnaga üks ülimalt äge ja põnev hooaeg saab oma lõppakordi siis juba pühapäeval Abu Dhabis. Ja sellega me täna lõpetame, aga varsti juba oleme tagasi, nii et kõike ilusat ja head vormeli lõppu siis kõigile. Järgmise korrani. Ilusat detsembrikuu algust.
Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar.